Lugupeetud erakondade juhid ja kõik tänased esinejad, austatud konverentsist osavõtjad ja kõik, kes kuulavad meid otseülekande vahendusel. Tänu Rahvusarhiivile on meil võimalik näha, milline nägi välja Eesti majandus pärast sõda. 9 aasta eest 20. veebruaril 2014 alustas Venemaa Krimmi poolsaare okupeerimisega sõda Ukrainas. Selle sõja uus kuum faas algas eelmisel aastal 24. veebruaril. Me kõik ootame sõja lõppu, aga seejuures mitte lihtsalt lõppu, vaid Ukraina territoriaalse terviklikkuse taastamist ja rahulepingut eeldustel, mille on sõnastanud Ukraina president. Kuid teadmata on, millal see lõpp saabub. Paljud analüütikud on ennustanud pikaajalist ja kurnavat sõda, mis kestab aastaid. Samas võib sõja lõpp saabuda ootamatult kiiresti nii Ukraina sõjalise ülekaalu kui ka Venemaa sisepoliitiliste protsesside tõttu. Ukraina võimud, aga ka mõned rahvusvahelised finantsasutused on avaldanud ettevaatlikku optimismi, et sõda võib lõppeda juba sellel aastal või igatahes prognoositavas lähivaates. Iisraeli filosoof ja ajaloolane Yuval Harari on öelnud: sõda ja rahu on otsused, mitte paratamatus. Sõdu algatavad inimesed, mitte loodusseadused. Ja nii nagu inimesed sõdu algatavad, saavad inimesed ka rahu teha. Kuid rahu sõlmimine ei ole ühekordne otsus. See on pikaajaline jõupingutus, et kaitsta universaalseid norme ja väärtusi ning ehitada üles koostöö institutsioone. Seepärast on täna mõistlik meil pingutada sõjas, kuid samas teha ka ettevalmistusi rahuks, sest ühel hetkel see mingisugusel moel kindlasti ka saabub. Ukraina liitlasena osaleme me nii rahaliselt kui ka paljude Eesti inimeste igapäevaste pingutustega ju selles sõjas. Aga Ukraina majanduse taastamine on julgeolekupoliitiliselt sama oluline kui täna Ukraina sõjaväele antav militaarabi. Nii nagu teise maailmasõja järgselt nähti USA-s, et Euroopas rahu tagamise hädavajalikuks tingimuseks on majanduse ülesehitamine, on ka majanduslikult tugev ja iseseisev Ukraina Euroopa rahugarant tulevikus. Ukraina on tõestanud oma tugevust ja astunud Euroopa Liidu lävepakule. See mõistetavalt häälestab meid teatud optimismile, kuid siiski tänaseid sõjakahjuseid hinnatakse 700 miljardile eurole ning see ületab 2-kordselt Venemaa varade mahtu, mis Euroopas külmutati. Samas pole ka veel päris selge, kas ja kuidas on juriidiliselt võimalik nende külmutatud varade konfiskeerimine ja selle arvelt sõjakahjude kompenseerimine. Aga olen veendunud rahvusvahelise tribunali loomises kui ka õigusliku regulatsiooni väljatöötamises, mille alusel on võimalik neid küsimusi lahendada. Ukrainal osutatud välisabi ja toetused kokku moodustavad täna üle 110 miljardi euro. See on meeletu summa, kui arvestada, et aasta enne sõja algust oli kogu Ukraina SKT suurus $200 miljardit. Sellel aastal toimunud maailma arvamusliidrite kohtumisel Davosis ütles Saksa majandusteadlane ja Maailma Majandusfoorumi asutaja Klaus Schwab: majandus, keskkonna, sotsiaal- ja geopoliitilised kriisid lähenevad ja põimuvad, luues äärmiselt mitmekülgse ja ebakindla tuleviku. Davosis püüame tagada, et juhid ei jääks kriisi mõtteviisi lõksu. Just seetõttu peame me alustama tänaste plaanidega ja mõtestama lahti, millised on need majandusarengud, mis ootavad meid ees Ukrainas, Euroopas, aga ka kogu maailmas, kui saabub rahu ja ülesehitamine võib alata. Seetõttu pole imestada, et USA mõttekoda
German Marshall Fund on välja töötanud 7-punktilise kaasaegse Marshalli plaani Ukraina jaoks. Sarnaseid mõtteid on toetanud siinpool ookeani ka Ursula von der Leyen ja mitmete Euroopa riikide liidrid. See on koht, kus ka Eesti ettevõtted saavad kindlasti abiks olla, eriti arvestades, et oleme ju protsentuaalselt SKT-st üks suurimaid Ukraina toetajaid ning seega on meie ettevõtete osalemine sõjajärgses ülesehitamises täiesti põhjendatud. Ettevõtjad ei saa aga siin üksinda tegutseda, eelnevalt on vaja luua riikide tasandil kokkuleppeid. Seetõttu on oluline, et ka meie inimeste jaoks, et me saaksime aru, millises suunas Eesti majandus lähiaastatel areneb ning millised on majanduspoliitilised prioriteedid. Ning hea meel on, et meil on täna võimalus seda visiooni kuulda vahetult erakondade juhtidelt. Konverentsi teises pooles saame laiapõhjalise ülevaate majanduseksperdilt Raivo Varelt, kes arutleb sõjajärgse majanduse võitjate ja kaotajate teemal. Pangandusstrateeg Peeter Koppel aga räägib meile rahamaailmas toimuvatest protsessidest ja sellega kaasnevatest ohtudest kui ka võimalustest. Ning konverentsi lõpetab ettevõtja Triin Hartmann, kes jagab meiega mõtteid, mida õppida erinevatest kriisidest ning kuidas nendest tugevamini välja tulla. Ja lõpetuseks, me oleme koos Postimehega korraldanud majanduskonverentsi